tere tulemast vaatama Esili nädalaraportit number 6 ja näete, ma pean juba kasutama 2 kätt selleks, et näidata mitmendat nädalaraportit me juba see aasta teeme. Eelmine nädal proovisime midagi eriskummalist, proovisime saada 4 minutiga hakkama, see oli stretch goal ja läks päris raskelt ja oleme saanud ka juba tagasisidet, et minge palun vana formaadi juurde tagasi. Seega, seekord võib-olla tuleb natuke pikem, aga nüüd kõigist täpsemalt. Esimene teema on pomm ehk miks alustada pommist. Teine teema on midagi huvitavat, mida tehakse dev-tiimis. Kolmanda teemana jagame midagi sellist, mida me ise oleme õppinud ja mis me tegelikult tunneme, et meil ennast on väga palju aidanud järgmisele tasemele. Nii et head vaatamist ja lähme nüüd edasi. Me oleme püüdnud alustada tootmise digitaliseerimise juurutamist tootmistes väga erinevatest kohtadest. Küll laost, küll tootmise raporteerimisest, küll mediteerimisest. Aga tegelikult räägib siis meile Siim, miks alustada tootmise digitaliseerimist projekti tootmistes metallivaldkonnas just pommis. Kui te olete oma ettevõttesse valimas tootmistarkvara ja mõtlete, et millisest otsast pihta hakata, sellepärast et kogu see tükk korraga võtta oleks päris suur amps, siis kindlasti mõtlete, et tootmine tundub väga hea, sellepärast, et sealt tuleb kõige kasulikumat informatsiooni. Aga samas tasub selle peale mõelda, et seal on kõige rohkem erinevaid osapooli, kellega tuleb tegelema hakata. Nagu näiteks tootmistöötajad ja tõele aruandes tuleb ka tegelikult ennem ära lahendada ladu, ost, müük. Ehk siis kõik need plotsid tuleb ka ennem ära teha selle jaoks, et sealt ka mingit kvaliteetset infot tuleks. Aga sellepärast oleks kõige mõistlikum alustada hoopiski pommist ja annan põhjuseid täpselt 3. Esiteks, pomm on tööriist või moodul, millega teeb tööd tehnoloog, konstruktor, kes juba tegelikult on tuttavad tarkvara kasutamisega. Igapäevatöös nad kasutavad erinevaid joonestustarkvarasid, seega võtta üks teine tarkvara kasutusele on nende jaoks kõige valutum. Teiseks on pomm aluseks kõigeks selleks, mis siit järgi tuleb. Seega, mida kvaliteetsem info tuleb siit, seda kvaliteetsemalt andmeid saab hiljem ka välja võtta. Ning kolmandaks, pomm on esimene klots, nii et loogiline jada ütleb seda, et lähme seda pidi, kuidas ongi loogiliselt minna. Ehk siis alustame siit ja lähme siit juba edasi. Aitäh, Siim! Ja minu arust andis väga hea ülevaate ja see on aastatepikkune kogemus, millest me räägime ja me ikkagi ju tahame, et see protsess oleks teile võimalikult lihtne. Nii, 3. teema tuleb siis dev-tiimist. Või oli see teine teema? Tegelikult selle alustas või käivitas üks meie klient, kes kirjutas mulle, et kuule Maido, et meil on siin natuke siuke proble, et kohati on natuke liiga aeglane. Tuli välja ka Sergei. Toyota Production Systemist Wait on Waste. Sellise ütlusega, mis pani meid mõtlema, et jah, tõesti, see ei ole hea plaan. Aga täpsemalt siis räägib Tiit dev-tiimist, mida nad siis tegid. Sellest lähtuvalt töötasime välja lahenduse, kuidas me saame mõõta aega, kus kasutaja peab ootama programmi järgi, mitte vastupidi. Toon näite müügitellimuste nimekirja laadimisaja kohta sekundites 1 päeva lõikes. Kenasti on näha, kuidas öösel mingit kasutust ei ole. Hommikul 6 paiku tulevad esimesed kasutajad ja kella 8 on näha, kuidas laadimisaeg sekundites järjest hakkab tõusma. Vahetult enne lõunat on arendajad lahenduse üles saanud ja samas on näha, et laadimise kiirus hakkab järjest paranema ning mida õhtupoole liigume, seda paremaks laadimise kiirus jälle läheb. See lahendus võimaldab meil aru saada, kus on meie suurim pudelikael ja lahendada seda järgmine kord enne selle probleemi tekkimist. Ja see point on tegelikult see, et arengus on sellised tasemed, mis on vaja läbida selleks, et jõuda sellisele tasemele. Umbes 12 kuud tagasi me ei mõõtnud mitte midagi, me lihtsalt tegime seda, mida meil küsiti ja põhimõtteliselt kustutasime erinevaid tulekahjusid selle järgi, mis põles kõige kõrgemalt. Nagu Hannes ütleb, prep is everything. Meie fänn Indrek Interchemiist, farmaatsia tootmine, kui te tahate teada, mis nad seal teevad,
pange, kirjutage siia alla. Tema küsis minu käest niimoodi, et kuule Maido, et rääkige ikka nagu sellest ka, et mida te ikkagi vahepeal nagu õppinud olete, et mis see nagu kasulik on, mis on nagu teid aidanud nagu järgmisele levelile, et äkki me saame midagi sellest võtta ja endale ka kasuks tööle panna. Ja seekord räägingi DRM-ist. Ja asi on tehtud väga lihtsaks. Asja nimi on siis Task Maturity ja asi on tehtud lihtsalt, kas sul on selles low, on sul selles medium ja on sul selles high. Ja see käib nii iseenda kohta kui ka inimese kohta, kellele sa võib-olla delegeerid seda tööd, kes hakkab sul seda asja ellu viima, või siis ettevõtte kohta, et kui te ettevõttega võtate mingi challenge'i, sa suudad vaadata, et kas selle teema osas on low, medium või high. Ja see on aidanud alati, see mõttemuster alati eespool. Ja nüüd, kui ma võtan näiteks mingisuguse asja, näiteks ütleme, klient tuleb, küsib, et ma ei tea, kas see poleks cool, kui Esilis oleks olemas AI, mis ütleb automaagiliselt mingisugused numbrid siin ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja nüüd ma vaatan, et okei, AI, masinõpe, värgid, enam-vähem suures plaanis saan aru, aga tegelikult, kui ma panen, kas ma olen seda teinud? Kas me oleme teinud seda niimoodi, et nagu masinõpet nagu päriselt? Ei ole teinud tegelikult. Nii, seega, kas ma suures plaanis tean? Jah, suures plaanis ma saan aru, aga tegelikult meie maturity on low. Ja nüüd ongi küsimus selles ajas, ja selles küsimus selles taskis siin, et kui selleks, et seda teha ära, me peame viima selle siia tasemele ja selleks, et seda hästi teha, me peame viima siia tasemele selle. Ja nüüd on küsimus, kaua võtab aega, et viia siit siia tasemele ja siit siia tasemele, et saavutada see olukord, kus me saame lahenduse, kus meie klient on selle lahendusega õnnelik. Ja see on üks probleeme, mida me oleme avastanud, et me tihti lugu võtsime taski, kus meil oli low või medium ja me tegelikult ei suutnud neid asju ellu viia. Aitäh, et vaatasid selle nädala raportit ja mul on hea meel, et oled meiega. Ja kui sa vaatad mu sokke, siis need ei ole siin niisama, need on ikka selleks, et valmistume nädalavahetuseks, homme lähevad autod välja ja meie toome sinuni nädala loo ja mõned huvitavad tantsusammud.